terve päeva kiirem, finaalisilmused tõid küll esimesena üle joone tulnule karistuse, aga räägi see päev lahti, kuidas sul õnnestus seda? No tegelikult ma sõidan üldse see aasta teist korda järjel, et ma ei ole trennis käinud mitte kuskil, pole ühtki rada, kus sõita. Ja noh, oligi siis plaan alguses rahulikult sõita, et öeldi, et on libe. Ajasõidus tuli siuke üllatav teine koht, jah. Ja terve päeva eelis oli see, et ma olin eelsõitude peale ka teine ja ma sain alati startida teisest grupist. Ja siis oli näha kohe esimesest grupist, kellel kõige paremini start läheb ja siis ma valisin selle järgi enda positsiooni. Esimeses eelsõidus siis teine ring äkki kaasvõistleja pidurdas jokkeri pikaks, sõitis refi sisse ja sellega kadus ikka kõik teised sõitjad. Selle ma siis rahulikult sõitsin ees lõpuni, et teised kadusid taha ära. Ja teises eelsõidus oli lihtsalt jällegi hea start, et täna sai paremalt eest kõige paremini minema. Ja oligi, päeva taktika oli, ma arvan, rahulik sõit, oma sõit, mõtlemine. Ja finaalis üritasin hoida ikkagi nagu esimest kohta endale, aga kaasvõistleja oli nii agressiivne taga, et ma ei suutnud närvi kokku hoida. Aga noh, tuleb välja, et kaasvõistleja tegi vea ja nüüd siis selle võrra tõsteti mind edasi. Esimene start sul krossisprindi Eesti karikal, et mis kahe hooaja vahel toimus? No saime vahepeal uue auto, töötab, nüüd saimegi teada, et töötab täitsa hästi, et isegi väga hästi ja olen täitsa kiire sellega. Tänane noorteklass on hästi konkurentsitihe ja ega seal nagu midagi ei loovutud, et räägi see päev läbi, kuidas sul läks? No ajasõit oli selline tavaline, selline kolmas koht. Ei olnud kõige parem, aga ei olnud kõige halvem ka. Esimene voor kohe tulin S-aks, läks hästi. Teine voor sain juba stardis S-aks, läks ka hästi. Ja nüüd finaal oligi lihtsalt stardis S-aks ja ainult ees minna. Kui keerulised olid tänased sõiduolud? Mulle meeldis seda, aga lõpp oli täitsa libe. Mis hooaeg edasi toob? Loodetavasti veel esimesi kohti. Kõrvat vaatajale tundus selline, kuidas ma ütlen, valitsesid seda päeva ja lõpuks võitsid finaali. Kuidas see olukord tegelikult oli? No tegelikult täpselt nii oligi, et ajasõidus sain kõige kiirema aja ja kõik eelsõidud võitsin, aga finaali võitsin, et stardis põhimõtteliselt esimesena minema ja esimesena üle finiši, et nii oli, jah. Stardid õnnestusid sul nagu üli hästi, mis see nipp oli? Ma arvan, et 36 sedaan on kõige parem stardimasin. Et sellepärast vast pigem, jah. Täna tundus kõrvalt vaadates, et see teinekord see kõige kiirem joon ei olnudki nagu ideaalne joon. Et pigem tuli seda kõrvalt otsida, või mida täna need tingimused olid? Jah, kõrval tuli otsida küll, kus ei olnud nii palju jääd, et seal sai grippi rohkem ja sai paremini. Targalt tuli sõitu ühesõnaga, jah. See kõrvalt ka tundus, et sa gaasiga mängisid praktiliselt kogu aeg otsides seda paremat pidamist, et täna oli kuidagi erakordselt libe? Ei ütleks, et erakordselt libe, ütleks, et mis os oli libedam, aga libe oli küll, et esimene voor ja ajasõiduaeg ei olnud, et eks ööse vist uiskas ja oli lumi maas, autod käisid peale ära, läks libedamaks, eks ju, aga targalt ikkagi tuli sõita, jah. Võit oli selge, aga ikkagi kas nagu jäi sul oma sõidust midagi kripeldama ka, et mida võiks tuunida järgmises korraks? Pigem ei teinud vigu, jäin rahule väga tänase päevaga ja tegelikult algselt, kui siia sai tulnud, ma ei uskunud, et nii tehnilisel rajal Siguliide vastu saab, aga sai ja väga hästi läks kõik.